Suur tähtsus selliste võimaluste loomisel on inimestel endil, korrusmajade puhul aga korteriühistutel. Munitsipaalpolitseiamet, kelle kureerid on elanikkonna kaitse pealinnas, on näidisena valmis saanud varjumiskoha 9-kordse elamu keldrisse Lasnamäel. Selle paiga eesmärk on tutvustada, kui lihtsalt ja soodsalt on võimalik luua esmane kaitse. Ja eesmärk ongi see, et mitte läbi sellise suure euroremondi seinad ära värvida, vaid täiesti praktiliste näpunäidete järgi, kuidas on võimalik siis kohandada see kelder ümber varjumiskohaks. Ja siin on nüüd toodud väga palju näidised välja, samas tegelikult see korteriühistu või see elanikkond seal ise peab vaatama oma vajadustele arvestades, oma võimalusi arvestades kõige parem lahenduse. Siin on selline söögiala või söömisala, et olenevalt nüüd ajast, kui kaua peaks siin all viibima, siis on elementaarsed võimalused olemas, et süüa teha, süüa ja samamoodi ka, siin on nagu näidis toodud välja, et vee kogumine, et sa hädakorral ei lähe kohe neid tööriistu poest hankima, vaid midagi võiks alles olla. Samamoodi näiteks võtame need liivapotid, et ega sul ei pea see olema rahuajal liiva täis ja kuskil akendesse laetud, nagu siin näidise puhul on. Aga need võiks olla kuskil varutud. Need on 2 näidist ventilatsiooni agregaatides, kus reeglina keldrid on sellised vähese õhuvahetusega, kus on võimalik siis kui elekter on olemas, saab elektriga seda õhuvahetust tekitada, samamoodi on siin filtrid vahel. Ja kui elekter nüüd peaks ära minema, siis saab ka siin vändaga et panna otsa ja siis keegi siin ajab seda õhku ringi ja toodab seda värsket õhku. Üldkanalisatsiooni tööta, siis me saame need bio-WC-d kasutusele võtta, et ajab asja ära. Sinna käivad muidugi kõik õhutused ja muud asjad juurde, et siis peab natuke rohkem läbi mõtlema. Kuni sinnamaani, et lihtsalt ämber tõesti. Seal on kilekott sees, teed oma hädad ära ja sõlmid kilekoti kinni ja viid siis komposteerid õue ära või sinna kogumiskohta, kus see siis määratud on. Kivila tänaval asuv näidis varjumiskoht ongi selleks, et huvilised saaksid aimu, mida ja kuidas teha. Olukord Eestis tervikuna on varjumiskohtade osas väga kehva. Üldine olukord üle-eestiliselt nende kortermajadega ei ole kiita. Ilmselgelt inimesed võib-olla küll mõtlevad, aga tegudeni enamus ei ole jõudnud. Et Päästeametile ka seda infot igalt poolt ei tule, aga ma pakun, et me räägime alles siin mõnedest sadadest üle Eesti. Olgugi, et meil on selliseid suuremaid kortermaju 10 000-tes, ehk siis, et see arv on tegelikult väga väike. Pealinnas ollakse aga valmis panustama selleks, et neid rajada juba omavalitsuste poolt. Planeerime sellist toetust koos varjastamise kavaga, mis on ka valmimise lõppjärgus. Kavatseme kuskil siin lähima paari kuu jooksul sellise toetusega välja tulla ja ka korteriühistuid hakata nõustama konkreetsete lahenduste osas, et tõepoolest juba sellel aastal hakkaksid Tallinna korteriühistud endale varjumiskohti looma. Linnapea sõnul võiks selline summa varjumiskoha minimaalseks ettevalmistamiseks korrusmaja keldrisse jääda sinna paari 1000 euro juurde.